Tere, mina olen Peeter Liiv Üle-Eestilisest valimisliidust, koolitaja, raadio- ja teleajakirjanik. Ja minu taga on räämas tööstushooned, mis on otse kui sümbol vana poliitika tööviljadest. Uus poliitika tähendab ka läbinägevat poliitikat. Uus poliitika on see, mis mõtleb globaalselt, ta mõtleb suurelt, ta näeb suurt tervikut ja tänu sellele ta näeb ka meie tänaste probleemide süvapõhjuseid. Ja neid on meie arvates vähemalt 3. Esimene on kommertspankade poolt pööritatav katteta raha, mis tekitab inflatsiooni, majanduskriise, tööpuudust, vaesust, kihistumist, majanduslikke pankrotte. Lahendus sellele on lihtne, Tallinna oma raha, Tallinna oma pank, mis jätab kogu meie töövilja külluse meile endile. Ja kaob see ideoloogia, et pole raha, ei selleks ega teiseks, kõigeks jätkub. See võimaldab meil ka kehtestada igale tallinlasele kodanikupalga, mis väga kiiresti tagab meile ühise toimetuleku ja kasvava ühise külluse. Teine vaal on siis energia. Monopoolsed energiaettevõtted müüvad meile kallilt oma energiat, kuid meie tahame arvestada ja võtta kasutusele maailmas olemasolevad ülitõhusad energiatehnoloogiad kuni prienergiani välja, mis muudavad energia peaaegu tasuta kättesaadavaks. Ja meie probleemide 3. põhjus on esindusdemokraatia, mis aja jooksul paratamatult korrumpeerub, lõhestab ühiskonda, fragmenteerib, ässitab üksteise vastu üles ja selle rohuks on siis rahvakoja loomise teel Tallinna volikogu juurde. Rahvakoda poleks mitte lihtsalt selline rahva kokkutulek või koosolek või käraajad, vaid seal me rakendaksime kaasaegset dialoogimeetodeid, mis võimaldavad hästi keskendunult ja tõhusalt koos mõelda. Tekib mõttesünergia, dialoogi maagia, mis motiveerib sealt edasi ka inimesi koos tegutsema. Üks asi, mida uus poliitika kindlalt läbi näeb, on ajatülli ja valitse metoodika, mida vana poliitika sihiteadlikult on rakendanud. Ajades tülli venelasi, eestlasi, homoseksuaale ja heteroseksuaale, läänemeelseid ja venemeelseid. Uus poliitika tähendab koos mõtlemist ja koos tegemist. Ja koos mõtlemine on loovmõtlemine, loominguline koos mõtlemine, mis siis sünnitab sünergiat. Ja see on ka mänguline, see on esteetiline poliitika. Meie uue poliitika 4. vaalaks on empaatia, armastus, kuid mitte sentimentaalne armastus, millega me oleme harjunud siin oma pseudokristlikus või New Age'i kontekstis, vaid armastus kogu selle pühas karguses. Me tahaksime tänases uues poliitikas näha mitte niivõrd asjatundjad ja spetsialiste. Poliitik võiks olla terviklikult mõtlev generalist ja sel juhul ka spetsialistide kaasamine oleks hästi tõhus ja mõttekas. Üle-Eestiline valimisliit, see on valimisliit mõtlevale inimesele, kes on informeeritud ka maailma suurtest ja sügavatest asjadest, kes oskab mõelda suurelt ja leida ka suuri ja põhjapanevaid lahendusi tänastele probleemidele, sest vana poliitika sobrab pisiasjades, sobrab nii-öelda seespool vanglat, olemata võimeline sellest väljuma ja raiuma läbi nii-öelda kurja juuri. Üle-Eestiline valimisliit, see on valimisliit mõtlevale inimesele, seega me kutsume teid meiega koos mõtlema ja ka koos tegutsema.